hommikust. Täiesti haige, ma ei saa aru, kas mul nina kinni või mis värk on. Ma ei tea. Jube kahtlane on olla. Ja hääl nagu ära. Ma haigeks küll ei taha jääda. Oh my god. Igatahes teid tervitab iga hommikune padjakas, nagu ikka. Eile läksime siis magama. Ja nagu ma kogu varasemalt olen rääkinud, siis Preven nagu magab meil Kaisus öösel siis just. Et lõunund magab siis kas lasteaias või enda voodis, aga öösel on ta meil Kaisus on ju. Ja siis hakkame juba magama jääma ja siis algus nagu ikka. Ma tahan vett, ma tahan pissile, mida iganes hakkab igasuguseid asju välja tooma, et jumala ees magama ei peaks jääma. Ja siis ta hakkab mulle rääkima, et ta tahab enda tuppa magama minna, et ta tahab emmega koos enda tuppa magama minna. Ütles mulle siis seda mitu korda ja siis ma ütlesin okei, et lähme siis, et noh, miks mitte on ju. Ja kuna ta voodi on nagu see ei ole mingi ülikitsas, see on mingi 90 senti vist lai, siis sinna mahub nagu selles mõttes väga hästi magama kahekesti ka, või noh, koos Preveniga siis. Läksime. Siis ta hakkas muidugi mingi aeg jaurama, et ta ikkagi tahab teise voodis, siis ma ütlesin, et ei, et sa ju ütlesid, et sa tahad ikkagi siin voodis magada, et jääme nüüd siia. Ja lõpuks me siis jäimegi sinna voodisse magama, aga tundub, et ikkagi päris nagu nii palju ruumi ei olnud, kui ma olen harjunud ja siis oli ikkagi siuke kitsas magamine, ühe külje peal magamine ja siis teise külje peal magamine ja kõik see. Ausalt öeldes uni kõige parem ei olnud seal voodis mul, aga magatud me saime. Mul oli nii tore äratus selles suhtes, et tulen siia teise tuppa, vaatan vaikselt, mis teavitused mul siin ööga tulnud on ju. Ja siis ma näen, et keegi on kommenteerinud mu vlogmasse mingisugust videot. On kirjutanud, et nii nunnukas vaatamine ja siis ma oli nagu kellelegi meeldib, nii tore lihtsalt. Ja nüüd mul on kohe siuke hea energia, et seda uut vlogi hakata siin kokku panema. Mul nagu algus on tehtud, aga ikkagi enamustöö on vaja veel ära teha. Aga mul ei ole praegu seda tunne, et ma ei taha, et ma teeks praegu midagi muud. Mul on just nüüd nii hea energia, nii et aitäh sulle. Ja võtke Marleenist eeskuju, sest et no tõesti, see motiveerib nii palju ja nii toob kohe naeratuse suule. Ma hakkangi vlogi editima ja varsti ärkab Preven ja ma pean veel lasteaeda trenni minema, ma kell 9:30. Ausalt öeldes seda küll ei jaksa. Nii rõõmsad ujuga ärkasid täna. Mis see sees on? Ei saa niimoodi või? Võta see ära siit. Niimoodi. No, siin. Mis asja? Näitab keelt tema. Näitab keelt sulle või? Jaa. Mis asja? Näitab sulle ka keelt. On alles ulakas päkapikk. Tere hommikust, Helli. Tere hommikust, piips. Tere hommikust, Alfonsokine. Tere hommikust. Asja, sul vedas praegu. Jaa. Jaa. Mis seal on, Preven? Pitsa. Võtta mahjust välja või? Ei. Natuke veel olema või? Joo. Okei. Nii, meie hommikusöök on täna üks väike pitsa, sest et poisid, ma tulin eile koju ja poisid olid tellinud pitsaga ja oskasid endale suure pitsa. Ja täpselt 2 tükki alles nii, et Prevenile tükike siia hommikuks ja minule tükike hommikuks ja ei olegi vaja midagi muud teha, sest et meil ongi vaja hakata juba... Ma arvan küll, sest et ma arvan küll, jah. No 15 minuti pärast hakkame minema. Meie hakkame 15 minuti pärast liikuma sinna, tahtsin öelda tantsustuudiosse, aga tegelikult lasteaeda. Teeme selle trenni ära, pool tundi on vaja end vastu pidada. See peaks äkki teku olema. Sa oled nii nunnu nende kõrvadega. Jaa. No lähme.
kas käib ka sul päkapikk või? Vaata siia akna peale. Vaata, ripub seal. Aitan sind või? Issand, kui hästi tehtud, ise tehtud ikkagi. No vaata, mis siin sees on. Ossa! Mis tõi? Mul siin veel midagi? Ossa! Siin on vist mitme päeva ees, mul tundub. Sa oled hea laps ilmselt, selle pärast käivad. Miisu kammi ka. Sa oled vist väga tubli poiss olnud. Väga tubli poja oled. Kiisu kammid, jah. Kiire update. Mina siin juba tund aega editimas. Hommik läks ülikiiresti, sest et me käisime lasteaias ära. Siis me läksime kohe vanaemade juurde ja siis seal me olime siuke tunnike või natuke rohkem isegi. Siis me tulime koju, siis me pidime koertega väljas ära käima ja lõpuks nagu reaalselt koju jõudsime. Siis Prevenile ma panin multikat tööle. Panin talle uuesti hommikusöögi ette, sest ta ei jõudnud seda ära süüa. Ja nüüd ma olen editinud siin kõige selle kõrvalt, mis Preven tahab siin teha. Nii et ma püüan nüüd selle Vlogmassi ka varsti üles saada. Mul on veel mõned klipid editida. Peatund. Sellised need editimised meil välja näevad, on nii, Prevene? Sina aina kiusad ja kiusad ja kiusad ja kiusad. Kiusad ja kiusad. On nii või? Ja nagu näha, siis ma ei ole jõudnud koristada. Pesu kuivab seal. Talis oskab väga hästi pesu kuivama panna. Jop. Kiidan teda. Väga hästi pandud. Siis seal see tahab ärapanemist. See on puhas pesu seal. Talis Mehhikost ostetud, mis on siis mingi kaabu, mida pole kuhugi panna. Siis seal on ka mingi pesu, ma ei tea isegi, mis see on. Mu eilsed riided vist. Ma ei ole päris kindel. Nii et selline see elu välja näeb. Pole siin midagi. No ja siis üks põrguline. Ta puges küll voodisse, pani pea padjale, tõmbas teki kõrvuni, aga uni tulnud ega tulnud. Ja kuidas ta saigi tulla, kui poisi päranisilmad aina piirusid ringi ja mõtted rändasid igale poole. Muidugi ainult mitte unemaale. Täiesti õige lihtsalt. Te kujutate, mis minuga just juhtus. Nagu ma olin mingi 10 minutit tagasi Sky Plus eetris. Saate aru? Ma võtsin osa ühest loosist. Täpsemalt siis Estraveli 1000 eurose kinkekaardi loosist ja Sky Plus viis seda mängu läbi või loosi tähendab. Ja põhimõtteliselt, mis ma tegema pidin, oli see, et ma pidin kirjutama nende WhatsAppi numbrile, mida toredat teeksin mina 1000 eurose Estraveli kinkekaardiga. Mina siis kirjutasin, mida mina teeksin selle 1000 eurose kinkekaardiga. Ma lasen teile järel kuulata ka seda kohe, aga põhimõtteliselt mina kirjutasin, et mina viiksin enda vanaema Itaaliasse meie sugulasi vaatama. Kulisid siin üle 10 aasta tagasi ja kelle juurde me oleme alati tahtnud minna, aga seni meil ei ole veel nagu õnnestunud ja kõike seda, Ja et kuna mu vanaemal tuleb nagu kohe juubel, et see oleks nagu parim kink, mis talle teha. Ja saate aru, nad valisid minu kirja välja. Nagu ma võitsin 1000 eurose kinkekaardi. Ma ei suuda uskuda nagu. Appi kui äge lihtsalt. See ei ole võimalik. Nagu ma ei võta tavaliselt mingi loosidest osa, nagu kunagi mingi ala kogu aeg sai Facebookis mingi loosimänge jagatud ja värk, et lootes, et äkki ma võidan selle, Aga nüüd otseselt ma ei ole võitnud. Nüüd hiljuti võitsin Anneliisi sealt Instagrami story'de mingisuguse kasti neid leivakrõpse, aga see on ka nagu ainus kord, vaata. Nii et nagu, mis toimub nagu? Ma peaksin mingid lotot mängima vist hakkama, on siuke tunne, mul on nagu praegu mingi hea õnn või midagi. Minu kiri valiti välja. Mina võitsin 1000 eurose kinkekaardi nagu. See mahu mulle pähe. Crazy. 1000 euro on ikkagi. Jesus, see on mingi 100 eurone nagu. 1000 euro, kus saad reaalselt selle reisi nagu realiseerida ka. Appi kui äge, see ei ole võimalik. Saate aru, ma panin just Prevenit nagu süles magama, sest ta ei jäänud kuidagi enda voodisse,
ja siis mul nagu telefon heliseb ja siis seal oli mingi Sky Media või mingi siuke ja siis number oli all ja siis ma olin nagu Sky Media, vaata, et mis mõttes nagu. Tavaliselt ma võtan võõrkõnet vastu sellepärast, et ikka mingid lapsevanemad ja asjad helistavad mulle nagu suht igapäevaselt. Ja siis mõtlesin, okei, ma võtan nagu vastu, vaata. Ja siis Andi siis alustab nagu vestlus niimoodi, et tere, Krissu. Või nagu Krissu, et nagu tahtsin nagu keegi ei hüüa mind nagu niimoodi, et nagu keegi võõras laas mind nagu mingi Krissuks ei hüüa, vaata, et nagu mis asja. Ja siis ta põhimõtteliselt kohe ütles, et Andi ja Elerin Sky Plussist või midagi sellist, on ju. Ja siis ma olin nagu, oh my god, ma vist tean, miks te mulle helistate. Aga nagu, ma olin nagu veits awkward minu arust seal nagu telefonikõnes. Ma lihtsalt hakkasin keha värisema, mul käed värisesid ja kõik, vaata. Nagu hääl hakkas ka nagu reaalselt värisema ja mul ei tulnud mitte midagi pähe. Ma olin nagu, oi kui tore, vaata, et ma vist tean nagu, et miks te mulle põhimõtteliselt helistate. Aga kõige haigem ongi see, ma panin nagu Prevenit nagu just süles magama. Ja siis mul oli nagu, siuke adrekas tuli sisse. Ja ma pikemat juttu ei tee, ma lihtsalt lasen teil seda kuulata. Nagu veits cringe on, sest et tagantjärgi ma mõtlen, mida ma oleks võinud nagu teisiti öelda, et nagu kuidas ennast et kuidas ma oleks saanud ennast natuke paremini väljendada, kui suur aitäh, nagu kes nii ütleb üldse. Oh my god. Ühesõnaga, siit tuleb see järekuulamine. Head kuulamist teile. Ühele õnnelikule inimesele tuleb võtta telefonikõne vastu. Hallo. Tere! Tere! Kas Krissu kuuleb? Jaa. Väga tore, Krissu, me helistame sulle raadiost. Oi, tore. Raadio Sky Plus on siinpool Elerin Tiit, Andi Raig. Tere! Tere! Kas aimad, mille pärast me helistame? Sai ühest loosist osa võetud, jah? Ainult ühest? Kuidas? Ainult ühest? Minu teada küll. Et rohkem sul midagi siin mängus ei ole, rohkem sa midagi ei jahi, kui ainult 1000 eurost Estraveli kinkekaarti. Jaa. Krissu, palju õnne! Oi, nii tore uudis, aitäh. No mis tunded sind valdavad? Ma ei oskagi kohe nüüd öelda, ma panen siin enda last magama, ta on mul süles, aga tahaks takka hüpata. No väga tore, Krissu, ma oletan, et see on su hüüdnimi, mitte passis ei ole Krissu. Jaa, Kristiina olen, jah. Kristiina, mis sa siis kirjutasid sinna põhjenduseks? Mis sa teeksid 1000 eurose Estraveli kinkekaardiga? Mina viiksin enda kalli vanaema lõpuks ometi Itaaliasse meie sugulasi vaatama. Kui tore. Kas sa oled talle öelnud ka, et sa võtsid loosist osa? Ei, muidugi mitte. Selle ma tahan talle üllatuseks teha, sest tal tuleb nüüd jaanuaris juubel ja siis vaatame, mis nagu tema teeb. Okei, tohib küsida, kui vanaks vanaema saab? Vanaema saab 70. No kindlasti väga tore kingitus. Ja sa kirjutasid, et olete seda juba väikesest peale rääkinud, plaaninud põhimõtteliselt. Just, et kui kaua aastaid seda siis siin mõttes hoitud on? Ma nüüd täpselt niimoodi aastaaega ei oska öelda, aga no ma ise saan 25. Ma julgen arvata, et siuke 18-20 aastat ma olen ikka sellest rääkinud, ma arvan. Ja ma mäletan jah, et üsna tilluka olin, kui me hakkasime nii-öelda seda planeerima. Ja kas nii kaua ei ole neid Itaaliasse kolinud sugulasi näinud või nad on vahepeal siin käinud? Nemad on jah Eestis käinud. Aga vanaema ei ole lennanud, pole Soojamaa-reisil käinud? Just, ei ole, et see oleks täitsa esimene kord. Kristiina, aga kas meil oleks selline võimalus, et me saaksime su vanaemale ka äkki helistada ja äkki teeks talle täna teatavaks selle uudise? Kas tal on telefon olemas? Ma kardan, et ta täna ei saa vastu võtta, sest ta veel ise töötab, ta on hooldaja. Ahah, et ta on tööl jah praegu? Jah, et ta teeb 24-tunniseid vahetusi. Okei, 70-aastaselt veel selline töökoormus. Jaa, ta on väga tubli meil. Kui tubli tõesti.
ja selle töö tegemise ajal siis ei ole võimalik telefoni haarata, jah? Ma kardan, et ta ei saa vastu võtta, jah. Aga kas me saame proovida? Sest see oleks väga, ütleme, ma arvan, armas kuulda tema emotsiooni siin raadioetris. Ma arvan küll, et ma võin teile selle numbri küll saata. Ma aga peab siis, küll just saada. jah, me korra lähme sinuga siis eetrist maha, et tervel Eestimaal ei hakka tema numbrit jagama ja saab mulle eeterväliselt siis tema numbri anda. Väga põnev. Kas me lähme eetrisse nüüd tagasi? Ja me lähme eetrisse tagasi, nii sain lõpuksin peale pisikesi pusimesi selle numbri kätte ja... Multitasking. Nii ta tõepoolest on. Nii ja... Loodame, et vanem saab vastata. See oleks ikka küll mega uudist talle, ma arvan. Ja noh, kindlasti ongi. Kui praegu ei saa seda rõõmusõnumit kätte, siis ju jaanuaris, kui... Sünnipäeval. Just juubeli tähistamine on. Tundub, et vanaema on väga töökas. On küll. 24-tunnine vahetus. No tundub, et Krissu, sul vist oli õigus. Et ta vastata ei saa. Ja. No olgu, laseme siis vanemal edasi töötada. Ja Kristiina, sa saad ise talle selle rõõmusõnumi edastada. Ma kindlasti lasen järelkuulamises ka talle. Väga hea mõte. Nii tore. Ja... Palju õnne teile mõlemale. Ja vanemal... Oi, suuretanud. Sa arvad, ei ole selle vastu midagi, ta ei ole vahepeal araks löönud ja ei ole ümber mõelnud, et... Ei usu, sest et no ma ei tea, kas eelmisel aastal sai sellest veel kindlasti räägitud. No väga tore, saad meelde tuletada talle seda plaani ja ma loodan, et teil tuleb väga tore reis ja palju õnne vanaemale ka juba ette, kuigi vist seda tegelikult ei teha, aga... Suured tänud teile. Ja, siis kui õige aeg käes soovi meie poolt ka palju õnne, head reisi ja estravel.ee lehel saavad kõik soovijad endale siis sobiva reisi välja vaadata. Nii, ja siis nad proovisime vanaema kätte saada, aga esiteks ma teadsin, et ta anyways ei vasta võõrastele numbritele, sest et ta arvab, et kõik on petturid, mis on ka õige, sest et enamus on ju. Või siis on mingid pakkujad, ja ma arvan, mu vanaema oleks nagu olnud, et mingi uus petuskeem või midagi. Ma arvan, ta oleks midagi sellist nagu vastanud, vaata, põhimõtteliselt ta ei oleks uskuma seda jäänud. Ja siis mina sain enda vanaema kätte, ja ta võttis vastu ja siis ma küsisin talt, et kuule, kas on mingi võõras number nagu ei helistanud või? Siis ta helistasid küll, mingi petturid jälle tahab mind kätte saada, bla, jälle mingid asju, mingi pakkuda ja ma ei tea, mida iganes on. Ja siis mul oli nagu, need ei olnud petturid, et Sky Plusist helistati sulle, et nagu raadiosaade, vaata. Ja siis ta oli nagu raadiost helistati mulle just, et nagu miks, vaata. Ja siis ma nagu rääkisin tal selle terve loo ära, sest et ma ei oleks suutnud. Ma arvasin küll, et ma suudan 2 kuud seda nagu saladuses hoida, aga kohe, kui ma sain teada, et ma võidan, siis ma tahtsin talle rääkida sellest, sest et see on nii äge. Ja ta oleks anyways siit vlogis ka teada saanud, nii et selle peale ka me mõelnud nii. Palju õnne meile vaabamale Itaaliasse! Ma tegelikult screen rekordisin minu ja mu vanaema vestlus ka, aga sellele ei jäänud hääl peale kahjuks, aga... Eks ta on ülipõnev veel. Ta ei suutnud uskuda. Ja kui ma talle üks päev külla lähen, siis ma lasen tal blogile rääkida, mis tundeid sedas tekitas. Aga nii äge. Aitäh, Sky Plus, täiesti nii tore oli. Vot selline tore asi juhtus siin õhtupoolikul, nii tore. Okei. Priven. Päkkapikk on sul jälle käinud. Päkkapikk on jälle käinud. Päev on olnud täpselt selline, nagu ta on olnud. Väga kaootiline, üllatusi täis. Igatahes me praegu lähme Raplasse poodi, täna reede, oleks vaja mingisugused ostud ära teha siia nädala sisse. Tulin ütleme, et me läheme lihtsalt poodi, et te teaksite. That's it. Üks nali
seljadil. Vaatame. kui ilus siin on. Vaata väiksed kused. Vaata praegu. Joo. Me otsustasime, et me tuleme hoopis pubisse sööma, sest mu emsjoned istuvad ka siin. Nii et tänane õhtusöök on siis täpselt selline. Kus isi jäi? Tuleb. Kus ta on? Käidud, tehtud, tänane päev on purgis. Ma ei jaksa, ma tegelikult pidin Shani hauli tegema, aga ma teen selle homme teile. Nii et meie sõime kõhu kenasti täis, käisime poes ära. Nädalastu kui selliseid me ei jõudnudki teha. Ei ole hullu. Praegu oleme magama. Aitäh, et sa ikkagi vaatasid. Ma loodan, et sulle meeldis. Anna teada, kuidas ma siis raadioeetris ikkagi hakkama sain. Mine subscribe'i mind Instagramis, see on @krissuke. Pane mulle ikka subscribe, kui sa seda ei ole siiamaani teinud. Ja kui sulle meeldis, siis sa saad seda mulle näidata. Annes mulle ühe like'i. Nii et aitäh sulle juba ette ja näeme teiega homses vlogmassi päevas. Tšau!